No nii, jälle see sama probleem. See on nagu nende aastate jooksul olnud pidevalt niimoodi, et ma tahan teha laivi jalutades, et siis nagu keha liigub ja ajumahlad ka nagu rohkem voolamas. Aga siin metsa vahel ma olengi ikkagi nii metsa vahel, et siin saab see levi otsa ja siis lõpeb laiv ära. Et kunagi oli mul samamoodi ja siis ma hakkasin tegema neid niimoodi eellindistatud videosid. Aga kuidas ma nüüd selle inimene võtab video lahti, vaatab nii, mis see tüüp räägib, kuidas ma see konksu panen siia ja kuidas internetis raha teenida. Kuidas saavutada edu 2024 aasta? Väga hea küsimus. Thanks. Eesmärk, et selle laivi pealkirjaks ma paningi, et kuidas elada kirega ja eesmärgipäraselt. Et selles samas pealkirjas on kohe vastus ka. Eesmärk tuleb endale seada ja siis sellel teel Diego käis ujumas. Diego, käisid ujumas või? Käisid või? Mis? Märkkoer oled või? Jah, lähme. Diego käis ujumas. Ma lähen ka pärast seda jalutuskäiku. Ehk siis meil on vaja mingit eesmärki. Ja seal laivis ka, ma ei tea, kas sa vaatasid või vaatanud, aga et kuna kogu see Kasvame koos lehekülg või see kontseptsioon, mis ma olen nagu mõtlenud siin aastate jooksul, et see on enesearenduskanal, on ju. See on inimestele, kes väärtustavad panustamist. See on inimestele, kes väärtustavad vabadust. See on inimestele, kes tunnevad loovust ja vajadust luua. See on inimestele, kes teavad, et iseennast saab teadlikult arendada. Ehk siis fookusseerida mingisugusesse kohta oma energia, oma teadlikkus, oma teadvuses. Oma teadvusega õppida midagi, uurida midagi. Et selles uues looja majanduses põhimõtteliselt hakkama saada, on ju. Siis me peame omandama oskuseid. Me peame omandama selliseid oskuseid, mis oleksid reaalselt väärtuslikud ja mitte, et oleksid, vaid mis ongi väärtuslikud teistele inimestele. Ja et enda seda väärtust siis väljendada või inimestele tõestada, näidatada, et tekitada usaldusväärsust. Selle jaoks peab olema autentne ja välja panema, on ju, enda infot. Ja et kui sa oled introvertne, siis justkui ei taha väga ennast näidata. Mina ka, nagu mul ei ole sellist hullu nagu tähelepanu vajadust kui sellist. Ma saan iseendaga hästi hakkama, aga kui on soov luua midagi suurt, et elul oleks nagu mingi mõte, mingi point, et see nagu täidaks reaalselt elu sellises loovas ja väljakutsuvas vormis või võimaluste ahelas, siis tuleb ennast välja panna. Tuleb kirjutada, tuleb teha videosid, lihtsalt tuleb teha. Ja et kõige parem on teha seda kohe algusest peale. Jagada oma lugu. Ja et oma loo nii-öelda jagamine kui selline, et sellest ma olen tegelikult hästi palju rääkinud ja ma olen tagataustal loonud sellest kursuse ka, et kui sind huvitab, et siis seal kommentaarides on link, kuhu vajutades siis avaneb uus lehekülg ja seal leheküljel annad oma nime, see on eelregistreerimisleht, et sellest kursusest osa võtta. Ja see kursus, see ei ole lihtsalt, et kuidas luua lugu, vaid et see väärtus, mis sellest tuleb, on ennekõike teadlikkus. Et sa võid ju minna ja otsida reaalselt, on ju, guugeldada ja YouTube'is otsida, vaadata neid igasuguseid loo jutustamise saladusi ja miks on lugude jutustamine nii võimas ja nii edasi. Ja see on kõik täiesti okei. Teegi nii, mina ise olen ka nii teinud.
aga et kui sa tahad saada seda infot kohe kuskilt sellisest ühest kohast ja järjest sahti, mis on kõige mõistlikum. Mina ise, kui ma tahan midagi õppida, siis ma vaatan, kes seda asja teeb, leian selle resonantsi inimesega, kes seda näiteks õpetab või mõni raamat ja siis lihtsalt sukeldun sinna sisse. Ja siis ma saan reaalselt elada kirglikult, sellepärast, et see on mingi suurema eesmärgi nimel. Eesmärk on panustada, eesmärk on luua. Et mina olen ise enda projekt ja selle projekti peegel on siis Kasvame koos kogukond. Ja et selle järgi, mis ma olen 5 aastaga siin saavutanud või 6 aastaga, et ma olen väga sitta tööd teinud tegelikult. Ja seda on kohati raske tunnistada, et see 2500 Facebooki enda kontol, 1500-600 inimest seal Kasvame koos leheküljel, YouTube'is 1000. Ma olen reaalselt sitasti teinud seda. Ma olen teinud oma mingi ego ja tahtmiste ja mõtlemiste najal. Oma arust ma olen mõtlenud, et ma teen midagi väärtuslikku, loon väärtust, aga ma ei ole reaalselt nagu olnud pühendunud, et võtta õppust teistest inimestest, kes on seda teinud, nii et nad on kasvanud palju kiiremini ja suuremaks, eks. Ja see on niisugune valus pill, mida neelata ja vastu võtta. Ja et nüüd siis, et kuna ma nüüd olen julgesin sellesse otsa vaadata, et siis olengi tegelikult nüüd tagataustal õppinud, et kuidas seda paremini teha. Et luua suuremat publikut ja et kuidas luua rohkem väärtust ja et kõige selle alus tegelikult on kirjutamine ja kirjutamine on olnud üks minu suur huviala ja mingis mõttes ka anne. Et nii-öelda peab katsetama erinevaid viise, et leida see oma selline rada või hääl. Ma räägin palju sellest, et sinu lugu loeb ja et leia oma hääl, kuidas seda häält leida. Et neid meetodeid ja raamistikke ja protseduuri on erinevaid. Ja et igaüks siis leiab lõpuks oma kuulates, kasutades ja katsetades erinevate teooriate ja raamistikidega. Aga nende kõige sees on mingisugune lävim, selline, mis on nagu läbiv, mis on see, mis kõige rohkem toimib ja kõige rohkem töötab. Et mingisugune struktuur, kuidas neid asju teha. Et see oleks reaalselt väärtuslik, et see oleks õpetlik ja kuidas siis kirjutada niimoodi, et sa kirjutadki veenvalt ja tõstad inimeste teadlikkust, tood esile nende probleemi ja siis valgustad seda probleemi ja sellega tõstad teadlikkust. Reaalselt haridki inimesi, astudki nagu, et oled õpilane, aga samal ajal ka õpetaja. Et siis infot välja pannes me saame reaalselt praktiseerida siis seda, kuidas olla õpetaja. Ja mul on olnud see sõna ka nagu vastukarv, et mis õpetaja mina olen, on ju. Klassika, mingi suva loll tont maapoiss, aga ometi me teeme seda kogu aeg. Inimestele pidevalt anname nõu, räägime sõprade ja perekonnaga, anname üksteisele nõu läbi loo jutustamise, et mina ju ka praegu mitte midagi ei tee. Kogu see video või see live on loo jutustamine. Ma jutustan erinevaid lugusid ja seon neid erinevate mõtete ja ideedega. Ja läbi mõtete ja ideedega, mida ma siin teile jutustan, saab mõni inimene, võib saada sellise, ahaa, jaa. Ja selle kõige juures on ju, mis õpetaja ma olen, aga et täpselt, et me oleme tegelikult, me teeme seda kogu aeg. Ehk siis see on neurolingvistilises programmeeringus on, sellel oli mingisugune meetodi nimi ka nagu. Ehk siis see, ma tegin enesekindluse kursuse, mida vist on 22 inimest äkki ostsid ja päris paljudele ma saatsin niisama, kes on mind nagu toetanud niimoodi tugevalt sellel teel, neile ma saatsin niisama. Et üks asi on ju see võtta nüüd see info, seda vaadata,
aga ma ei toonud sinna võib-olla sisse sellist tugevamat argumenti, et tegelikult need informatsioonikillud, mis ma jagasin, need pärinevad neurolingvistilisest programmeerimisest. Ehk siis kuidas tegelikult läbi sõnastuse või mõtestatuse oma aju ümber programmeerida, ehk siis saadagi see mõtestatus. Et me saame nagu, et vaimses maailmas inimesed kasvavad, ärkavad üles, mis iganes, saavad enesest teadlikuks ja tekivad rahaprobleemid. Ja kuskilt tuleb siis välja see, et raha on halb või rikkad on värdjad ja nii edasi, mis tegelikult on vale. Sellepärast, et raha on reaalselt nagu eluveri, see on nagu eluvool, elujõud. Et vihkame raha, aga me käime ikkagi raha eest poes. Sõimame raha maha, teeme raha maha, aga ikkagi kasutame raha igapäevaselt. See tähendab, et meil on mingi vale arusaam, piirav uskumus, arvamus, ettekääne, et jääda sellesse piiravasse identiteeti. Ja et üsna keeruline on nagu seda, see võib olla üsna keeruline ennast sellest välja tõmmata või tõsta. Sest et me ei taha muutust, on ju. Kuigi muutus on see, mis on konstantne. Muutus on alati loomulik liikumine. Kogu aeg on kõik muutuv. Aga meie inimestena oleme lihtsalt nii jäigad ja oma mugavustsoonis, et me ei taha muutuda, ei taha vastu võtta. Tahame rohkem raha, tahame rohkem elusust, tahame rohkem kirge, tahame kõiki asju rohkem, aga ise ennast muuta ei taha. Ei saa, nii ei saa. Mina ei taha muuta, ma olen see, kes ma olen ju. Ja tegelikult meil ei ole õrna aimu, kes me oleme. Nii kaua, kui me teele ei astu reaalselt uurima. Ja ainukene asi, kuidas me saame seda uurida, kui me teeme uusi asju, ületame ise ennast. Ja tagasi selle neurolingvistilise programmeerimise juurde tulla, siis ongi, et kuidas ma juba olen tegelikult sellisel viisil. Ongi, et me juba oleme õpetajad. Et mis õpetaja mina olen. Et me ei vaata ennast läbi sellise spektri või sellise perspektiivi või pilgu, läbi sellise vaatenurga. Aga tegelikult me oleme õpetajad. Sellepärast, et me suhtleme inimestega. Ja omavahel suhtlemine, see lähikontakt, see on üksteisega vestlemine, üksteisele nõu andmine, asjade arutamine. Et me ei vaata seda kui õpetaja, aga tegelikult me teeme seda üksteisele kogu aeg. On ju? Ja et kui niimoodi asju vaadata, siis muutub reaalselt see asi ära, et ma tegelikult olen ju kogu aeg olnud see. On ju, ma loodan, et see on aru saada, ma siin niimoodi siuh-säuh loobin igasuguseid erinevaid asju siia vahel, aga niimoodi, kui ma kõnnin, siis tavaliselt on mul nagu mõte niimoodi vaikne, aga siis kui ma helistan või räägin kellegiga või videot teen, siis tuleb kohe jõhkralt üles igasuguseid asju, neid seoseid ja et need on asjad, millega ma ise on ju tegelen enda elus. Proovin teadlik olla enese nagu paremaks, vägevamaks muutmises olla. On ju. Ja siis kohe ma ka näen nagu mingis mõttes see vaimse maailm on ju. Jälle, ma mäleta, mis iganes, Eckhart Tolle, Rupert Spira, bla. Keegi suur ja tark, vägev mees, keda kõik jumaldavad, käivad, musitavad jalgu ja mida iganes on ju. Võtta kui haige see on. Hakkame jumaldama mingit välistegelast, käime, musitame jalgu, ülistame. Paneme nii reetsilt kõrgele pedestaalile ja sellega teeme ise ennast nii väikseks. See on nagu tõsi, aga seda me ei näe, seda me ei tunnista, sellele me ei taha otsa vaadata. Et kui tema on sinna jõudnud, siis sina oled ka selleks võimeline ju. Aga kui sa teda teed suuremaks kui ise ennast, siis sa ei jõua kuhugi nagu suuremasse kohta ja loomulikult ei jõua sinna, kui ei ole mingisugust eesmärki ka. Kui on eesmärk, siis see alateadlik fookus on suunatud selle eesmärgi suunas. Ja me hakkame tegema vastavalt sellele otsuseid. Ja maailm hakkab meile peegeldama neid mingeid uusi võimalusi näitama, kus me saaksime siis areneda. Ja et siis vaimses maailmas tihtipeale on, et kes arvab, et ta ei ole piisav või kes arvab, et ta peab arenema või ennast paremaks muutma. Et hakatakse sellega nagu reaalselt
aju kokku jooksutama. Jälle, puud kasvavad, põõsad kasvavad, aastaajad vahetavad, tuul puhub, vesi liigub. Muutus, kasv, areng on loomulik asi. Aga meie inimestena meil on see võime hoida ennast kinni või siis arendada teadlikult. Et mingis mõttes on ju, et näiteks ka sama, et käin siin 8-5 tööl, et reaalselt kui nagu tõmmata korra nagu rahuneda maha, et kogu aeg see üks ja sama ring. Et kui palju tegelikult see siis annab päriselt nagu hästi ausalt, kui palju see elukogemust annab, kui sa oled kogu aeg ühes ja samas ringis. Lihtsalt käid niimoodi ringi. See on nagu see häbi. Ja me nagu ei võta raamatuid kätte või nagu teadlikult ei arenda ennast. Et jah, me ketrame ja scrollime. Aju nõuab uudsust. Aju tahab õppida. Aga meie see mingi ego mina, see vale mina, see mina pilt, see ei taha reaalselt vastu võtta. Ja siis me veel scrollides treenime ise ennast ära, et saada hästi kiiresti mingisugust rahuldust, sest seda see telefonis ketramine meile tegelikult ju annab. Ja sellega me treenime kogu aeg enda fookust nagu vähemaks ja vähemaks ja vähemaks. Ja mul on nii palju kirjutatud, et ma teen liiga pikad kirjutised, ma teen liiga pikad videod. Ja mina ütlen teile inimestele, kes te niimoodi mõtlete, siis see on sinu enda treenitus. Sa oled ise endale seda teinud. Ja mina olen just proovinud ennast vastupidiselt treenida, et ma olen ka inimene, ma kas ketran vahepeal, hommikul tõusen, võtan telefoni vahepeal, teinekord enne magama minekut ketran, on ju. Otsin seda uudsust või seda dopamiini tutsakat, seda head tunnet, lahe kassi videod, mõnus, jumala hea, naljakas, hihihaha. Aga päevasel ajal on mu telefon reaalselt sahtlis. Ja siis ma panen fookuse, nii, nüüd ma kirjutan. Mul on nüüd plaan teha mingi video või mingi koolitus või blogipostitus. Nii, nüüd ma keskendun sellele ja siis ma teen seda. Tund, 2, 3. Ma ei võta telefoni kätte. Saad aru? See on üks suur probleem, mis takistab inimestel reaalselt astuda sellesse loovasse energiasse, sellepärast, et liigub selles sotsiaalmeedia sisuloojate sellises majanduses selline info või kontseptsioon, et üleküllastumine. Ja et kui nüüd mina hakkan tegema, et siis ma olen ka üleküllastuja, üleküllastaja. Küllastan ise ennast üle ja siis küllastan veel seda sotsiaalmeediat üle. Aga jällegi, võtame mingi idee ja kohe arvame, et see ongi tõsi ja siis sellega leiame justkui vabanduse või ettekäände, et mitte siis teha seda, mida tegelikult nagu hing kutsub tegema, on ju. Vabalt looma. Ja see võib väljenduda ükstapuha kuidas. Mina kirjutan ja teen neid videosid ja teen kursuseid. Räägin kogu aeg kursustest. Aga väga vähe nagu müün või niimoodi. Sest jälle mingi ebakindlus, nagu kas ma ikka tean. Ja samal ajal, kui ma mõtlen, kelle käest ma need infokillud olen nagu saanud ja õppinud, et need kokku panna, siis on nagu tegelikult hästi väärtuslik ja kõrgel tasemel. Ja mitte ainult sellepärast, et see on teistel edu saavutanud, et mina ju ise olen ka saanud reaalselt nagu siukseid kogemusi, mis on aitanud mul asju ületada. Et miks ma siis ei müü. Ja sellepärast ma siis nüüd proovingi seda rohkem teha. Et mitte mõelda siin, et see, kui ma lihtsalt jagan siin infi ja siis ütlen inimestele, et kui see teile meeldib, kui te sellest kasu või väärtust saate, et siis saate mind toetada rahalise annetuse või kingitusega. Ma tegin seda. See on täiesti okei, et alustada, kui eesmärk on paigas, on ju. Aga teisipidi on see nagu ettekääne, et mitte nüüd astuda sellesse ebamugavasse kohta, mis tähendab reaalselt siis müüki ja turundamist. Ja see tähendab ka siis seda, et tuleb õppida reaalselt veenvat kirjutamist. Mõista reaalselt seda psühholoogiat. See tähendab jälle mingi uue asja õppimist, uue oskuse õppimist, on ju. Okei, see läheb liiga pikaks. Muidu ma saan jälle pahandada kellegi käest, et liiga pikad videod on. Aga ühesõnaga, kuidas elada eesmärgipäraselt ja kirega, on ju, tuleb panna endale eesmärk. Luua midagi suuremat, kui me ise oleme. Ja selle sama eesmärgi nii-öelda tagaajamine, et siis me ei otsi enam scrollimist, vaid siis see sama jahtimine,
see tagaajamine, see tekitab mõnutunde. Ja siis, kui sa ükskord nii-öelda jõuad oma sinna eesmärgini, et on pikk eesmärk, mille võtad väikesteks eesmärkideks, et jõuda pika eesmärgile, siis iga selle väikse eesmärgiga me saame selle mõnutunde, mis on nagu pikalt ehitatud, välja teenitud. Ja see on palju mõnusam kui see, et scrollida ja otsida mingisuguseid ilusaid pildikesi või pepusid ja tussusid ja kassi ja kutsu pildikesi või beebisid. Ja see on rets nagu selline tõdemus tegelikult, mis iga inimene saab endasse võtta, enda teadlikkusse, tõsta enda nagu teadlikkust sellest, mis tegelikult toimub. Et üleküllastumist ei juhtu sellepärast, et iga inimene on individuaalne ja iga inimene huvitub reeglina mingi 2, 3, 4 asjast. Ja seesama nii-öelda matemaatika sinna juurde võtta, et kui iga inimene on nii, et siis tegelikult ei toimu üleküllastust. Meile tundub, et on üleküllastus sellepärast, et me vaatame samasuguseid inimesi, kellel on meiega sarnased huvid. Ja siis me mõtleme, et see on nii. Aga kui vaadata nagu lähemale või nii-öelda sügavamale, tähelepanelikumalt, rohkem fokusseeritult, siis me näeme, et seal on midagi rohkemat. Ja et nad tegelikult ju kõik erinevad üksteisest. Ja see ongi siis oma sõnumi või oma hääle poolest. On ju? Okei, aitab. Et tagantjärgi veel head pööripäeva. Kuu kasvab ja minek, tegutseme. Pole siin midagi passida, hädaldada ja viriseda ja vinguda. Tegutseda on vaja. Ja kui ei tea, mida teha, siis hakka pihta, küll see energia tuleb. See on mingi klassika. Lihtsalt hakka pihta. Mine kõigepealt välja. Ringuta, vaata, mis toimub, mis teha saab. Davai, tšau.